Selles õppevideos räägime plastikust ja mikroplastist looduses. Mis on plastik? Plastik on väga vastupidav aine, mida toodetakse peamiselt fossiilkütustest. Plastikut võib leida igalt poolt loodusest, veekogudest, metsadest ja isegi õhust. Plastik jõuab loodusesse autoga sõites, sünteetilist pesu kandes ja pesumasinas riideid pestes. Plast laguneb looduses väga kaua. Näiteks plastpudel laguneb õhuga kokkupuutes olles umbes 50–80 aastat, maa sisse maetuna 500–1000 aastat. Kilekotid lagunevad õhuga kokkupuutes olles 10–20 aastat, maa alla maetuna kuni 500 aastat. Maa sisse maetud plastik laguneb kaua, sest bakterid ei söö plastiku põhimaterjali polüetüleeni. Polüetüleen on elastne ja peab hästi vastu keemilistele mõjutustele. Mikroplast veekogudes. Mikroplast on plastitükk, mis on väiksem kui 5 mm. Mikroplastide kogus ookeanides järjest suureneb, mille tagajärjel kalad ja igasugused teised mereloomad söövad ekslikult plastiosakesi. Amps. Toiduahela kaudu satuvad need osakesed ka inimese organismi. Mikroplasti tekkimine vette tuleneb näiteks sellest, kui kilekott, mis on kuidagi vette sattunud, laguneb. Seda võivad lagundada näiteks UV-kiirgus, lained, hoovused või tuul. Kui maailm jätkab oma praegust rada, on 2050. aastaks ookeanis rohkem plasti kui kalu. Mikroplast organismides. Kui mikroplast on piisavalt kaua vees olnud, siis see kattub bakteerkihiga ja seal võivad hakata kasvama vetikad ning see mikroplast-tükike hakkab kaladele lõhnama nagu toit. Kala hakkabki siis arvama, et see on toit ja sööb selle ära. Lõppude lõpuks jõuab see kala ka meie toidulauale. Mikroplastireostust on leitud ka juba imikute täiskasvanute väljaheites. Mikroplast ringleb ka meie kopsudes. Mida saad sa teha, et mikroplasti kogust igal pool vähendada? Sa võid oma prügi vastavalt sorteerida. Võid taaskasutada ja võid vähendada tarbimist.